Tere taas! Mina olen jätkuvalt Heli Künnapas ja käimas on minu isiklik väljakutse, mille raames ma teenin 30 000 eurot. Täna siis on natukene teistsugused mõtted ja veidi teistsugused jutud, sest otseselt ei tule juttu sellest, mis samme saab raha teenimiseks teha, vaid täna on minu küsimus, mis on minu väärtus. Ja see on siis teema, millega tuleb meil kõigil raha teenides tegeleda. Kuidas ma jõudsin üldse nüüd sel nädalal selle probleemini, mida mul ju siiani ei olnudki üldse? Esiteks olen ma nüüd mõnda aega kasutanud sellist programmi nagu MyFinancier enda rahaseisust ülevaate saamiseks. Seal on hästi hea, on selline asi nagu netoväärtuse väljaarvutamine. Jah, ma teadsin siiani ka, kuidas see käib ja nii edasi ja mis see tähendab, aga sellegipoolest ikkagi nagu tundus lihtsam vaadata ühel kontol asju, teisel kontol asju, aga selles MyFinancieris on sul kõik asjad, kõik need kontod koos ja see ongi minu jaoks nagu põhine, et kõigi kontode info jõuab kohale, pluss varad, aktsiad, kõik muu sihuke info ja sa näed, mis on su netoväärtus päriselt. Teine asi, mis tekitas väärtuse küsimuse, oli, et Naisinvestorite klubis olen ma nüüd esimest korda võtnud ka julguse kokku, et hakata koostööd tegema inimestega. Ehk siiani ma olen nagu selline üksinda pusija rohkem olnud, aga seal hakati uusi mastermind gruppe nagu kokku panema ja ma ütlesin, et jah, mina tahaks ka osaleda. Ja selle käigus ma sain nii palju julgust, et ma ka rääkisin rohkem siis oma sellest praegusest väljakutsest ja Kristi Saare oli siis see, kes esitas mulle küsimuse, et miks ma olen selle väljakutse kohta öelnud, et ma kogun 30 000 eurot, selle asemel, et öelda, ma teenin 30 000 eurot. See tundub selline nagu mõttetu küsimus, kui mõne jaoks on aga minu jaoks oli see, mis pani tükiks ajaks mõtlema. Ma sain kohe aru, milles küsimus on ja ma sain ka kohe aru, miks ma seda teen. Küsimus ongi selles, mida me enda kohta mõtleme, usume ja sõnavaras, mida me enda kohta kasutame. See üks sõna, mis mu väljakutses on, kas koguma või teenima, sellel on tegelikult väga suur vahe ja vahe on ka selles, kuidas ma siis käitun, teades, mis selle väljakutse nimi on. Nii et need on siis kaks asja, kust ma sain julguse ja põhjuse hakata nüüd sel nädalal siis mõtlema, mis on minu väärtus. Minu väärtus summaliselt üks asi ja teine, mida ma ise enda kohta mõtlen ja mida ma usun. Nüüd, kui me räägime selle väljakutse nimest, et miks ma siis kasutan sõna koguma. Jah, ma pidin vaatama sügavuti endasse, oma rahauskumustesse. Ma usun, et ma olen viimaste 5-6 aastaga väga-väga suure töö teinud sellega, mida ma enda suhtes usun raha teemadel. Kogu rahatarkuse laiendamine, õppimine, enda täiendamine, see on väga-väga suur töö. Aga järelikult on praegu käes mingi selline koht, kus ma pean järgmisele tasandile jõudmiseks siiski veel läbi käima selle mingisuguse uue endasse vaatamise. Et ei ole niiviisi, et mingi aeg õpib midagi, mingi aeg lahendab mingid vanad mustrid endas, et nüüd on kõik hästi. Et ongi, ju ma olen nagu nii palju siis jõudnud nüüd edasi, et ongi uus sein ees ja sellest uuest seinast läbiminekuks tuleb siis need jälle mingid mustrid läbi käia ja läbi vaadata. Nii, et miks siis minul oli kasutusel see sõna koguma? Esiteks kindlasti on see põhjendus, kuna ma olen pidanud tegelema enesekaitsega pikka aega enda teenimise teemal. Et mis ma teen, millest ma raha saan? Rääkimise eest, kirjutamise eest. Nii, kui normaalne töö see on paljude inimeste jaoks. Ehk et see ringkond, kus ma olen nagu liigelnud, kus ma olen tegutsenud, seal on töö. Rääkimine ja kirjutamine ei ole töö. Ja nii ma olengi nagu järelikult võtnud enda jaoks ka nagu sellised süümekad või sellised alalhoidlikkusele, et ja ma nagu saan raha sellest, aga see ei ole nagu töö, on ju. Et ma ise küll usun, ma arvasin, ma usun täielikult seda, et see on minu töö, see on see, mida ma oskan, aga järelikult kuskil ikkagi oli veel mingisugune selline nagu tunne sees, et see ei ole ikkagi piisav. Praegu ma ütlen siis uuesti kindlalt välja, mina teenin raha sellega, et ma räägin, ma saan selle eest raha,
ma teenin raha sellega, et ma kirjutan, ma saan kirjutamisest raha, need mõlemad meeldivad mulle väga ja ma saan raha sellest, mida ma naudin ja mida ma teen väga hea meelega. nii ongi. ja see on töö. ma saan töötasu selle eest. nii et ja siis veel, mis on nagu tekitanud võib-olla selle kuidagi madalama enda väärtus on see, et ma olen seda kõike alati teinud laste kõrvalt. mul on 1-5 last olnud kõigi nende tegemiste kõrvalt kogu aeg, mis ma olen viimaste 13-14 aastaga teinud. ja see paneb ka nagu, tekitab selle tunde nagu, et noh, mis mõttes, et kuidas sa saad tööd teha laste kõrvalt. jah, ma ei saa kõiki asju teha, kui nad kodus on või kui nad mul kõrval on, ma ei saa kõike teha, aga mingeid asju ma saan teha. ja siis nagu olekski mu tegemised kuidagi vähem väärtuslikud, sest ma olen neid teinud nagu laste kõrvalt ja kuidagi tulevad välja laste kõrvalt. mulle on öeldud, et mingi kooli lõpetamise puhul oli näiteks, et noh, muidu ma sooviks teistele õnne, aga noh, sinu puhul see kool oli nagu nii allapoole sinu taset, et noh, mis mõttega ma sulle õnne soovin. et sellised juhtumid on pannud järelikult kuidagi on minu sisse ikkagi salvestunud ja ma pean neile rohkem otsa vaatama ja mõtlema nagu, et see, mis on öeldud, ma ei saa nagu lasta seda enda väärtust hinnata. teiseks, mis meie enesehinnangut ja rahatarkust või suhtumist rahasse siis muudab või loob, on see vana tarkus, et meie suhtumine on 5 lähima inimese suhtumise nii-öelda kogum või see annab pildi sellest, kuidas 5 meile lähimat inimest asjadesse usuvad. Need ei pea isegi olema positiivsed inimesed ju, kellega sa suhtled vabatahtlikult, vaid ka need, kes su elus on lihtsalt olemas, ka negatiivselt. ja need negatiivsed ilmselt mõjutavad veelgi rohkem. ja see ringkond, kus ma olen nagu just, kus on rahateemadest ka juttu olnud, järelikult on olnud sellised, kust ma olen võtnud kaasa jällegi selle, millest ma olen nüüd rääkinud kõik see aeg, on ju. selle, et ma ei usu, et need asjad, mida ma teen, on siis tõesti teenimine, et ma teenin ja et see on töö siis ja et ma olen neid summasid väärt näiteks, on ju. ehk tuleb mõelda jah, neile lähimatele inimestele ja seesama Naisinvestorite klubi seal Facebookis on minu jaoks ka olnud praegu see, kus ma olengi saanud tuttavaks hoopis teiste inimestega või teistmoodi rahasse suhtuvate inimestega, kelle enda elud on hoopis teisel tasandil ja see ei tähenda nagu, et need minu lähimad inimesed, et meil oleks nagu üks uskumus rahasse, et ma ise usuks seda kõike, aga lihtsalt see ikkagi, et mida ma olen juba õppinud ja mida mina nagu enda ellu sisse tahan viia, seda mõjutab see, kuidas nende eludega tegelevad inimesed, kes on siis minu ümber ikkagi. nii, siis 3. põhjus, miks ma arvan, ma kasutasin seda sõna koguma, mitte teenima, sest see koguma tundub kuidagi turvalisem. kogumine on see, et noh, et kõik teevad ju ja koguvad ja see on selline alalhoidlikum, et see ei ole kuidagi ülbe ega enesekindel. see ongi ebakindel sõna, see koguma. teenima ongi enesekindel, julge sõna ja kui ma ütlen, et ma teenin 30 000 eurot siin mõne kuuga, siis see kõlab niimoodi, et ma usun, et ma olen väärt ja võimeline teenima selle summa ja kusjuures ma olen kindel, et ma olen võimeline seda tegema. jah, ma olen tegelenud praegu pikemaajaliste projektidega, mis tähendab, et nende tulemused ja need summad tulevad nagu mõne kuu pärast, et ma ei näe seda raha hetkel, mille nimel ma olen töötanud seal eelmistel kuudel, aga ma tean, et ma olen selle töö ära teinud. aga jah, et välja öelda, et see teenima, see tundub jah, selline hästi julge. ja kui ma selle projekti välja käisime, selle enda väljakutse, et ma kogun 30 000 eurot, juba siis ju tuli seda nagu tagasisidet, et mis mõttes sihuke summa ja kuidas võimalik on, et presidendi palk peab olema selleks, et sellist raha saada ja veel sama, et 5 lapse kõrvalt ja mis mõttes on ja loomulikult oli väga-väga palju ja siiamaani on väga palju julgustavaid inimesi, kes toetavad, ütlevad, et noh, väga tore ja jälgin ja ise ka kasutan neid uusi mõtteid, et seda on ka ja nüüd ongi minu oskus, et võtta need positiivsed plussid ja nendega edasi minna, neid kasutada. kui sellesama netoväärtuse juurde tulla, et siis see, mis mina praegu tegema pean, ongi sama, et sul on need plussid ja need miinused, aga kui plusse rohkem on,
siis on ju netoväärtus positiivne. Ehk et kui seda negatiivset infot, info on vale sõna, negatiivset tagasisidet, negatiivseid mõtteid tuleb ja samal ajal on see positiivne olemas, on minus endas see positiivne olemas. Kui ma need asjad kokku panen ja negatiivset vähem on, siis järelikult on kogu projekt, kogu minu tegevus ja minu asjad minu sees peaksid olema ikkagi positiivsed, sest see kogu summa, see kogu väärtus on positiivne. Aga jah, need sõnad, sõnavara, uskumused, neil on tohutu jõud. Neid me ei märka enne, kui nad hakkavad meid takistama ja kui need isegi meid takistavad, sõnavara ja uskumused, siis me tegelikult ise võib-olla ei panegi tähele. Sama, kui see Kristi Saare poleks minu käest praegu küsinud sellist küsimust, mulle poleks see probleem olnud, siiamaani ei oleks see probleem. Ma poleks pidanud mitu päeva selle peale mõtlema ja püüdma mingisuguseid lahendusi enda jaoks leida või põhjendusi, sest mul ei olnud seda probleemi. Aga seda tuleb jälgida, et mida me ise usume enda kohta, oma tegevuse kohta ja kuidas me sellest räägime. Nüüd sel nädalal, kuidas ma neid asju lahendan ja mis ma edasi teen, ongi, et ma hakkan nüüd osalema jätkuvalt selles mastermind gruppides, seal naisinvestorite klubis. Ma loodan sealt tõesti saada toredaid inimesi, kellega koos siis arutada neil teemadel, mis rahateemadel, investeerimisega seotud teemadel. Ma sain üks päev intresse aktsiate pealt, Tallinna Kaubamaja aktsiate pealt. See oli nagu mõned eurod, aga miks see nii väga mind rõõmustab, sest see on teine kord elus, kui ma saan dividende aktsiate pealt. Et ma ei ole, kuna ma alustasin investeerimist umbes pool aastat tagasi ja ikkagi jätkuvalt õpin praegu väikeste summadega, siis minu jaoks oli see väga vahva tulemus. Nii, et jah, siis see mastermind on üks, millega ma tegelen. Teine on see, et kindlasti ma kuulan nüüd podcast'e jätkuvalt, just Eesti omasid. Et ma olen see nädal väga-väga palju neid juba kuulanud ja ma jätkan sellega. Siis on mul nüüd menüüs sel nädalal suur hulk investeerimisalaseid raamatuid. See on jällegi see, mida ma hakkasin tegema Kristi Saare pärast. Jah, ma olen lugenud aastaid juba päris palju ja enda arust päris paljusid raamatuid, aga nüüd ma loen ka aktiivselt tema Instagrami storysid ja seal oli üks inimene küsis midagi Kristi konsultatsioonide kohta. Ja ma ei mäleta, mis see küsimus täpselt oli, aga vastus oli see, et kui sa minu käest sellise küsimuse küsid, siis järelikult sul ei ole seda konsultatsiooni veel vaja, pole vaja sinna raha veel panna, sest on piisavalt palju tasuta variante, kuidas sa oma teadmisi saad uuendada. Et ongi need samad podcastid, raamatud, nii. Ja see oli see hetk, kus mina siis tegin raamatukogu selle Urrami lehe lahti ja tellisin endale mingisugune vist 12-13 investeerimise ja rahaalast järgmist raamatut. Nii et nüüd on mul käes ka ja nüüd on aeg lugeda. Nii, siis sel nädalal, mis ma veel tegin, et nüüd järgmisel nädalal jõuab lõpuks see ukrainakeelne lasteraamat, mida ma siin on nii kaua oodanud, mis kaua, see projekt käis nii kiiresti on ja see oli nagu, see on hästi kiirelt käinud asi olnud, nii et ma ei ole saanud kaua oodata, aga tundub, et nii kaua, sest päris paljud need raamatud on juba tellitud ja natuke on veel nii-öelda vabu raamatuid ja neid saab tellida, nii et see on veel see asi, millega ma siis tegelen, et leida siis ostjad nendele ülejäänud ukrainakeelsetele lasteraamatutele. Ja viimane, mis ma siis see nädal praegu, mitte viimane, aga 11 asjadest, mille jaoks ma ka julgust sain sellest endasse uskumisest, et ma olen saatnud nüüd järjest raamatukogudele ka pakkumisi, et aprillis ja mais saab mind siis taas kutsuda nii koolidesse kui raamatukogudesse külla. Ja et siis nii ongi, et ma saan tulla siis rääkida enda raamatutest, kirjutamisest, lugemisest ja paljudest muudest teemadest. Et need on need sammud ja teemad, millega siis mina sel nädalal tegelenud olen ja tegelen ka nüüd edasi. Ja ma loodan, et sellest oli ka sulle jällegi abi. Et aitäh, et sa oled jälginud ja mõne aja pärast mingil hetkel annan siis jälle aru, et kuidas minul läheb ja loodetavasti jagan ka mõnda uut teadmist ja mõtet. Kohtumiseni!